way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Ma olen isa, aga ma olen ka maksejõuetusõiguse jurist. Ma olen siis Zinzinos partner ja mind inspireerivad inimesed ja ma naudin elu. Ma järgin sellist 2 peamist motot. Ei ole olemas probleeme, on alati lahendused ja käitu inimestega nii, nagu soovid, et nemad sinuga käituks. Ma arvan, et kui neid 2 motot järgida, siis on elu nagu lill ja kõik läheb sul hästi. Nüüd ma jagan oma teist ekraani. Nii, kas on ilusti näha? Superluks. Ja kohe sätin siit ekraani paika veel. Ehk mis meil on siis kõige tähtsam elus? Kas sa oled huvitatud üldsegi oma tervisest, oma lähedaste tervisest? Oled sa õnnelik, kus sa oled omadega või sa soovid midagi enamat? Kas sa soovid leida üldse mingit tegevust või sul on see olemas, millel on kindlasti olemas selline sisuline mõte, millel on pärand, millel on kindlasti sul kirg taga, tähendus, kasu? Ma võin leida, et minul need kõik komponendid elus on, seega täiesti suurepärane koht, kus edasi liikuda. Ja mis iganes valdkonnas sa nüüd teed või toimetad, et sa oled alati rõõmsameelne, su silm särab, kui sa annad ju lisaväärtust ja see valdkond, kus sa toimetad, see võiks olla siis kordades suurem ja võimsam, kui mis iganes sina ise veel oled. Ehk siis alati, kui me anname olulist lisaväärtust, kui meil on selline suur maailmapilt taga. Ja valdkond, millest me täna räägime, ongi puhas maailmaäri. Ehk siis meil põrkuvad või mitte põrku, vaid meil valdkonnas saavad kokku tervis, raha ja aeg. Ja meil kõigil nimelt on 1, 2 või 3 alati vaja. Ma pole veel näinud, kellel on fulfill kõike. Aga kes me sellised üldse oleme? Et me oleme siis Rootsi Nasdaqil noteeritud börsiettevõte. Me oleme juba 20-aastase taustaga, nagu minu enda taust siinpool näitab. Et kui ma 2016 aastal ettevõttega lõin käed, siis mul esimene asi oli see, et vaatan, et kas on tugev finantspõhi, kas omanikud, juhtkond räägivad üht keelt, kas on kõik kättesaadavad, kas neil on üks visioon, mis on eesmärk, mida me lahendame ja mis on see pikk visioon. Siin jõudsid kõik need kriteeriumid kokku mulle, mis probleemi me maailmas lahendame,
kas me oleme jätkusuutlikud, kas me oleme jätkusuutlik ka 20 aasta pärast. Ehk tegemist on minu koduettevõttega, millega ma kavatsen olla hetkel siin ja elu lõpuni ja pärandada äri oma lastele. Aga me oleme küll 20 aastat turul olnud, küll aga alles lapse kingades. Mis on olulisi kriteeriume veel ühel otsemüügi ettevõttel on, et me oleme nii Eesti enda kui maailma otsemüügi assotsiatsioonide liige. See näitab kvaliteeti. Siis maailma mänguplats on meil terve maailm, mitte ainult meie pisikene riik. Inimeselt nimelt ju kolivad üle maailma, meil on sõbrad tuttavad üle maailma. Ja kui me pakume midagi, mida kõik inimesed vajavad, siis võiks seda saada igal pool maailmas. Ei saa olla niimoodi, et mul sõber, perekonnaliige või kes iganes läheb Austraaliasse, läheb Indoneesiasse, läheb Ameerikasse, Kanadasse, Brasiiliasse ja ta ei saaks tegelikult seda igapäevast rutiini kaasa võtta, millega ta on siin harjunud. Et see oleks patt, kui ta ei saaks seal kaasa võtta. Aga kuhu iganes keegi kuskil kolib, nipsti on infosüsteemis aadress vahetatud ja ta saab oma lemmik igapäevased rutiinid kuhu iganes maailma otsa. Vot see on väärtus, see on lisaväärtus. Ja kui võtate kliendi poolt, jah, ma saaksin seda rutiini jätkata, et see annab mu tervisele kasu. Aga mõelge nüüd sellele, et äripoolest, mis see tähendab. Sul on enda pisikeses telefonis või arvutis kogu maailm ja saad üle maailma äri teha, kus iganes punktis sa oled. Ehk siis sul on otsustusvabadus teha tööd kus iganes, kellega või millal või tahad. Kui sa tahad ainult töösiti tööd teha, jumal, tee kas või Austraalia või USA turuga tööd. Et kui sa tahad päeval teha, võid loomulikult Euroopaga teha tööd, kus iganes, mis ajal iganes. Et see on see, mis mulle väga, mis mind inspireerib. Aga siin on näha meie väike 20-aastane ajalugu. Et me vaikselt me oleme kõik aastad kasvanud. Näidake ettevõtet ette, mis on kogu aeg kõik aastad kasvanud. Ja praegu hetkel me oleme saavutanud nüüd sellise 300 miljonise käibe ettevõttes üle maailma ja kliente on meil ligi 1 miljon klienti. Kui mina 2016 aastal nüüd tulin, siis oli meil minu meelest, kas meil oli 100 000 klienti või midagi taolist. Aga ma nägin ära, et me liigume, meil ei olnud kõiki maailma riike lahti, aga ma nägin, et me liigume õiges suunas ja ma saan aru, et see on ettevõte, kellega saab ühiselt liikuda edasi. Ja siin me täpselt oleme ja me oleme oma 20 aastaga ikka veel algusjärgus, sellepärast, et meil ei ole kõik maailma riigid avatud. Kui riigid on avatud, siis meil ei ole seal paljusid tooteidki. Näiteks India, ainult õli on meil näiteks, millest kohe varsti on juttu. Ühesõnaga, me oleme päris algusjärgus tegelikult võrra sellega, mida me veel saavutame. Ja no kui on eelnevalt ühel käel, oli mul siis, et see 20, kus pidi ta nüüd on mul, et 20 aastat siin siinata, aga teistpidi visioon, 25 aasta visioon ja 25 aasta visioon rullub ka samamoodi siin lahti. Ehk siis, kui meil on eesmärk, ongi, et 2050 on meil 100 miljonit klienti üle maailma ja 40 miljardit käivet. Ehk siis me juhime oma valdkonnas tööstust. Ja igapäevaselt, et kuidas sinna liikuda, siis me peab olema alati tagatud innovatsioon, parimad teadlased, kõik, mis toimib inimeste heaoluks. Ehk siis me ei saa muud moodi lihtsalt liikuda, ka praeguse tulemi juurde. Mitte midagi, kuidagi muud moodi ei saa, kui meil ei ole tagatud aus, läbipaistev juhtimine, ettevõte ja innovatiivsed tooted, mis toovad inimestele kasu. Just kasu on see eesmärk. Et kui kasu ei ole sees kellegile, siis pole ausalt öelda selle ettevõttega mitte midagi teha. Ehk siis, nagu ma ütlesin, et oleme valdkonnas, kus on laual tervis, aeg ja raha. 3 asendamatut. Aga mis me siis reguleerime? Kõik me tahame olla ju tervislikud ja vitaalsed,
aga probleemid ju kasvavad meil üle pea, üle maailma. Kas kõik 40-aastased saavad nüüd joosta rannas ringi niimoodi, et selge valutakse? Kas üldse inimesed saavad joosta? Kas on nii head tervised, et kõik naeratavad päevad otsa? Ja üleüldse, kas sa saad päevasel ajal ilusti rannas olla? Või sa pead hoopis kogu aeg tööl olema, kus sa ei näegi päevavalgust? Ehk siis, aga terviste puhul minu siin 48 eluaasta jooksul olen pannud tähele, et need tervistega ei ole kõik hästi, et need lähevad ainult hullemaks. Aga miks? Miks need on sellised? Sellepärast, et me ju kõik sööme ju tervislikult, teeme ju trenni, aga midagi on ikka totaalselt viltu siin maailmas läinud. Juba näiteks 2000 aastat tagasi siin tõdeti, et olgu teile ravimiks toit ning teie ravimiteks, olgu toit teile ravimiks ning ravim teile toiduks, aga kas see on üldse võimalik? Aga kuidas muidu? Me ju ometigi koosneme rakkudest ja rakkude kvaliteetseks ehitusmaterjaliks on meil ju toit, kus kohast muidu me siis saame nii-öelda ühtepidi energiat, aga teistpidi, et meil kvaliteetsed organid kasvaks. Aga mis siin vahepeal on nüüd juhtunud, et me vanasti kasvatasime toitu, sõime looduslähedast toitu, aga midagi on siin totaalselt oluliselt juhtunud aastatega. Nimelt me ei suuda maailma rahvastikku ära toita, pluss loomulikult aetakse ju kasumit taga toiduainete tööstuses. Ehk siis muutunud on see, et toidu kasvatamise asemel me toodame toitu. Aga mis sellega juhtunud on? Juhtunud on selles, et igasugused vitamiinid, mineraalid, fütotoited ja rasvad kõik on paigast ära läinud. Toit näeb välja enam-vähem sarnane, nagu ta ikkagi vanasti oli, aga me põhimõtteliselt peame teadma, mida see toit tänapäeval on omakorda söönud. Päris keeruliseks on olukord läinud. Nii et me ei saa öelda, et kõik inimesed toituvad kehvasti. Me sööme enamuses ju või järgimegi toidu ostmisel reklaami ja hinda. Seda ei saa pahaks panna. Et ma olen ise 10 aastat tagasi samamoodi. Ma ei teadnud lihtsalt või ma ei saanud aru, kui oluline tegelikult on keha jaoks õige kvaliteetmaterjal. Aga ajaloost nii palju, kui rääkida nüüd lähemalt näiteks, mis on juhtunud nüüd rasvhapetega ja rasvadega, siis näiteks sellised olulised rasvad nagu oomega 6 ja 3. Meil peaks DNA koosseis on oomega 6 ja 3, oomega 6 tekitab põletikku ja oomega 3 võtab põletikku maha ja need 2 rasva peaks üks-ühele meie toidus tasakaalus olema. Nüüd ennevarasti oligi selline 2-1, 3-1 kogu see toidulaud ja siis mujal maailmas 1960 kuskil, meil Eestis näiteks kuskil 1985-1990 muutus oluliselt siis toidutehnoloogia ja samamoodi hakati masstootmist tegema ja muutus mida peale selle, et kõik kvaliteet, selles mõttes toitained läksid alla seal toidus, aga mis on kaotatud ära, on oomega 3 on kaotatud ära, mis võtab põletikku maha ja samal ajal on tohutult palju juurde tulnud oomega 6. Ja mis siis juhtub nendest numbritest? Kui vaatate, et selline 4-1 pöördepunkt, 4 osa põletikku, 1 osa põletikku mahavõtja. Kõik sealt ülespoole, see hakkab meil soodustama või nii-öelda teeb meile sellise madala taseme põletikku ja mis siis on sellest? Numbrid numbriteks, aga inimesed loevad ikkagi see, mis meil päriselt tervisel vaja on. Ehk siis, kui te panete tähele, et inimestel on näiteks kehv nahakaitsevõime, ei ole enam sellist kvaliteetset niisket nahka või toimuvad inimestel liigese põletikud erinevad, esineb nahal psoriaasi, nahal atoopilist dermatiiti, kõrget vererõhku esineb igal pool, siis on Alzheimer on kõvasti alla tulnud juba noorte inimeste sekka või kõiksugused ainevahetuse häired on inimestel, esineb astmat, allergiat tohutult palju ka väikestel lastel, väga palju on erinevaid vähivorme, et viljakuse probleemid esinevad, autoimmuunhaigused on saanud tavapäraseks. Aga kõik need, mida ma ütlen, et need nimetataksegi siis täiesti igapäevasteks elustiili haigusteks, ehk siis need ei nakku, vaid need me oleme ise endale tekitanud.
Geneetika mõjutab ainult natukene siit 20%, aga põhiline, mis meil mõjutab, ongi meie elustiil. Et meid mõjutab kõige rohkem tervises ju punkt 1 on siis mõtlemine, mõttetegevus, siis kas me oleme stressis või ole, kõik, mis selline mõtlemise alla läheb, on ju. Teine on uni kindlasti, on ju, alati peab magama korrektselt, on ju. Järgmine on toitumine, siis liikumine. Täna me räägime just see toitumise osas. Alles siis see moodustab 50%, ülejäänud ongi see 20%, seal on see geneetiline risk ja geneetiline risk avaldub siis, kui me selles esimeses pooles kõik valesti teeme. Siis on keskkond natukene 10% või 20% on ja siis tervishoid on ka selline 10%. Ehk siis me ise vastutame oma terviste eest. Ja see rasvhapped OME-6-3 on kõige alusbaas sellepärast, et see on rakku ehitus. Ja mis siis juhtub? Selles mõttes, kui nemad on paigast ära? Ega midagi. Me oleme lihtsalt kehvasti üles ehitatud. Me siit-sealt liipame või lonkame või meil tervis lonkab lihtsalt. Et siin on nagu näha, et kas te soovite, et teil oleks vähenenud ajutallitus kuidagi või? Ma arvan, et ei soovi, et olete väsinud kogu aeg näiteks. Mina näiteks ei tea, mis asi on väsimus juba, ma arvan, 9-10 aastat. Või meil on südametalitus on siis, süda ei tööta korrektselt, on ju. Või liigesed ei tööta korrektselt, on ju. Me peame aru saama, et raku tervis on inimese tervis ja seega peavad meie rakud korrektselt nii-öelda töötama. Et 48 triljonit rakku, mis meil on, need kõik peavad kompleksis töötama, et väiksed rakud moodustavad organid, meie, me peame aru saama, et me peame andma kvaliteetse materjali, kus kohas muidu nad ju saavad elada, on ju. Et mina juristina saan väga hästi sellest aru, et veel vähem, või veel enam kui veel toitumisnõustajad ja arstid kõik peaks rääkima sellest meile. Ehk siis, mismoodi siis näiteks väike biokeemia tund kiiresti, et saame tuttavaks, meil koosneme sellistest tegelastest nagu rakkudest. Loomsed rakud näevad kõik nii-öelda sarnase põhimõttega on, et nad näevad küll 140 erinevat rakutüüpi inimesel, et nad selles mõttes, et kujud kõik on erinevad, aga põhimõte neil nii toitained sisse ja jääkained välja, nagu väike meie. Sööme ja käime WC-s. Samamoodi ka rakud. Nüüd, kas teil on tore olla, kui teil on kõht kinni 4 päeva olnud? Ei ole. Samamoodi, aga kuidas siis rakud saaks toimetada, kui neil on nii-öelda 10, 20, 30 aastat oleneb teie toitumisest, kuidas nad toimivad? Et rakkuaine vahetus puhtalt sõltub tegelikult lipiididest, rasvadest ja väga olulisel kohal on see OMEGA-6 ja 3, loomulikult OMEGA-9 ja küllastunud rasv ka. Aga seda kõike te ei pea nagu nii-öelda spetsiifiliselt teadma. Oluline on see, et te saate aru, et igasugune toit mõjutab teie tervist. Ja kõige toredam on see, et siin on nüüd 10 aastat tagasi, miks ma siin sinust tulin. Minul oli see kõik uudne, ma sain aru sellest, on ju, uurisin tausta, vaatasin ja mõistsin, et kui midagi on taolist, kus kõigil inimestel esineb ja 95% haigused, need samad elustiili haigused oleks olemata, kui meil on see sama pilt, mis ma näitasin, ainult see sama pilt oleks juba korras, oleks 95% oleks kõik juba õnnelikumad. Siis järelikult, kas ei paneks mõtlema, et üks asi on enda perekonna tervis, seda niikuinii, seda kindlasti, aga kas ei võiks seda nagu ärina teha? Mis siis, et hoopis uus, mul maksejõuetusõiguse juristina, hoopis uus valdkond, aga kas ta ei võiks olla selline tore äge äri, kus sa aitad inimestel sellise punased rakud sellise rohelisteks teha ja samas tegelikult ka olla ise fulfill ja täita näiteks perekonnakukrut sellega? Miks mitte? Väga aus. Aidates teistel parema tervise saada, elame ise paremini. Hästi altruistlik. Ehk siis, aga see numbritest, kuidas me seda kõike teada saame? Selline tühipaljas jutt, et selline 3-1-4-1, 15-1, et selline suur põletikutsoon ja miks kõik sellest räägi. Kui vaadata nüüd guugeldada või vaadata AI-d, midagi räägib, see OME-6-3 põletik on väga-väga olulisel kohal siin maailma. Sellest räägitakse palju, lihtsalt see info võib-olla ei jõua enamuseni. Aga ühesõnaga, aga oluline on see just minu see üks jälle otsustuskoht on, et testipõhine, teaduspõhine, et testi, aga ära arva.
et ehk siis see on täpselt seesama põletik on nagu meil see kolesterool veres, mida sa ei tunne mitte kuidagi ja kõik räägivad sellest, on ju. Ehk siis täpselt sama on seesama põletik. Ehk siis, kui sul on nohu, siis sul on põletik tegelikult. Et mina tean rääkida seda, et mina olin viimati haige üleüldse 10 aastat tagasi. Väga lihtne, ennem olin kogu aeg haige. Nüüd vanuse kasvades ma olen 48 ja mul pole midagi, ma olen vitaalne. Vaat see näitabki seda, et kui sa elus kõik õigesti teed ja mitte ainult karbiga toitu, vaid sa annad kindlad teatud toitained, paned rakud tööle ja asi toimib. Aga testi ära arva ja näiteks ongi, mis on meie ettevõtte eelis siin, et me testime ja meil on sellised balance testid, rasvhapete testid, kodused veretestid. Meil on teste veel, siit on nagu näha D-vitamiini test, siis pikk veresuhkru test, on soolestiku test, aga rasvhappe test on kõige esimene neist. Me oleme maailmas teinud neid üle 1 650 testi, Eestis napilt üle 19 000 testi. Mina isiklikult olen üle 500 testi teinud. Ma olen neid lahti aidanud seletada üle 1000 või mitme tuhande. Ehk siis et see on ülimalt oluline, et see on ju kõige alusbaas, panna rakud tööle. Kui me rakud paneme tööle, siis hakkavad toitained alles imenduma. See on kõige baasalus. Ja et oluline on see, et kui sa isegi sööd palju kala või sööd hästi, on ju, või tarvitad mingisugust omega-3 ja omega-9, on ju, siis väga hea. Aga testi, kas need tooted töötavad, kas su toit on kvaliteetne, ära arva, testi. See ongi see põhiline moto. Et meie oleme juhtiv see rasvhapete testija maailmas. Mitte kellelgi ei ole rohkem sellist numbrit ette näidata. Et meil on maailma suurim terviseuuring käsil. Et 1 650 000 anonüümset veretesti. Väga lahe. Aga me teeme koostööd siis Vitas laboriga, ehk siis meist on eraldi, siin Siinost on täiesti eraldiseisev, on Vitas labor, kes soovib tausta vaadata, millega Vitas tegeleb veel üldse, on vitas.no. Ja tegemist on siis 30 aastase taustaga teaduslabor. Meie lihtsalt oleme üks suur klient paljudes seal. Ja tegemist on siis rasvhapete testi, ühes osas rasvhapete testi, aga sellise kuivveretestide nii-öelda isaks peetakse. Et sealt tulid esimesed uuringud, et kuidas annab ilusti nii-öelda sõrmeotsa verest, et tohutu laia spektriga neid erinevaid analüüse teha. Aga mis nendest rasvhapete testi eest selgub? Et needsamad kõik need testid, mis on tehtud, et üle maailma on probleem laialdane. Et Euroopas 95% on inimesed tasakaalust väljas, on ju. 99% Ameerikas, on ju. Ja põhimõtteliselt, kui mina Eestis olen testi teinud, siis tegelikult iga 100 test on olnud see roheline 1-3 parem. Aga mäletate, kui see on 1-4 ülespoole, hakkab välja kujunema, ongi kõiksugused elustiili haigused. Mul on selles mõttes endast hea rääkida, et peale selle, et ma pole 10 aastat haige olnud, aga siis veel 10 aastat tagasi mul hüppeliigesed olid läbi, ma ei saanud korralikult joosta. Nüüd juba siis tollel ajal, see oli vist pool aastat hiljem oli kõik korras, nahaprobleemid esine. Loomulikult mul olid lapsed lasteaias ainult haiged, on ju. Nüüd ammuilmad on teismelised, kõik on korras, on ju. Aga mis on see? Igapäevaselt me teeme rasvhapete teste ja hoiame oma rasvhapet tasakaalus. Aga siis kuidas seda kõike teha? Jutuks on ju. Et siis mis need testid näitavad? See on ilusti selline anonüümne veretest, kodus näpuotsa verest võetab, postiga saadetav Norra laborisse, saab 20 päeva jooksul selle tulemuse teada ja minu esimene tulemus oli 15:1. Et 15 korda enam põletikku ja põletiku mahavõtjad. See oli täiesti tavapärane Eesti mees, kes suutis poolfabrikaate süüa igasugused muid asju. Et ei saanud täpselt toitumisest aru. Aga ma vähemalt olin tark, kuulasin inimesi, uurisin ise ja sättisin ennast korda. Et 2016 aastal 120 päevaga sättisin ennast selline 3-1 korda. Ja mis siis tähendas, ongi tasapisi hakkas keha taastuma, keharakud taastuma, nad hakkasid tööle. Ja vaikselt hakkasin üles ennast ehitama. Need rakud, nimelt vererakud, meil jagunevad kuskil 120 päevaga. Ehk siis iga 120 päeva tagant on nii-öelda uus veri. Et tegime esimese testi, ajasin omal rasvhapet korda, OME 6-3 tasakaalu, võtsin siin balance oil'i ja tegin 4 kuu pärast uue testi ja 5 kuu pärast uue testi ja vaatasin, mis seis siin on. Ja siis kordasin kõike sama protsessi. Ehk siis ma ei suuda süüa merekala
2,5 kilo merekala nädalas, et sama saavutada. Et see ongi see vahe. Aga tänu meil teadlaste seltskonnale, et sellise auväärt seltskonnale on meil olemas taoline asi nagu Balance Oil. Ja Balance Oil ei ole lihtsalt omega-3. Omega-3 on selle kohta solvav öelda. See on siis omega-3, mis on segatud kokku väga-väga kvaliteetse oliiviõli polüfenoolidega. Just need polüfenoolid on need mängumuutjad siin. Ja minu igapäevasesse menüüsse kuulubki Balance Oil. Samamoodi kogu pere tarvitab Balance Oili ja niimoodi juba 10 aastat ja niimoodi elu lõpuni. Et kui ma ei soovi seda tarvitada, siis ma peaks mingi muu toote leidma, mis hoiab mind 2-1 või 3-1 tasakaalus. Või ma söön kogu aeg igapäevaselt või iganädalaselt 2-2,5 kilo merekala nädalas. Ei ole mingi muinasjutt, võin testida ja vaadata, kuidas toimib. Et olen seda teinud, olen väga skeptiline, ma ühte, teist ja kolmandat teinud. Aga ma ei ole leidnud turult paremaid tooteid, kui on need, mis siin toimivad. Ja miks ma peaks üldse katsetama, kui midagi toimib, annan minna. 1,2 eurot päevas oma tervise jaoks, vaat see toimib. Ja see on siis kehakaalu järgi peab võtma. Mina, kes ma olen 80 kilo, 83 kilo, siis läheb nii palju raha. Lastel on ainult sentides ja sul on vähemalt tagatud tervis. Aga loomulikult nagu igal korralikul ettevõttel, kõik on sertifitseeritud, mitte lihtsalt sertifitseeritud, vaid meil on ikkagi auväärt sertifikaatide hulk. Ühesõnaga, et igas suunas kõik võimalikud, mis vaja on ja topelt veel juurde kohe. Aga alati, kui mina mõtlesin, et ärina võtta, et siis kes on toote sihtgrupp? Kas kuidagi toote sihtgrupp siis kaob ära mul või mismoodi? Ei, kogu eluring eostamisest kuni raugajani. Ehk siis kõik algab eostamisest, ehk siis rasedusest, nii-öelda kõhubeebi saab läbi ema Balance Oili ja loomulikult see on ju täisväärtuslik toit. Aga samamoodi, et kui laps hakkab lusikalt sööma, siis 6 kuust alates ja kogu eluring. Et kõik me vajame, see on kehakomponent, kuskilt mujalt me ei saa. Et lapsed jõuaksid puhata ja välja joosta ning ei põleks nii-öelda päikese keeski ära. Et kõigil oleks noortel oleks ilus nahk, et ajutöö kõik töötaks ühesõnaga, et kõik toimiks. Et mõelge ise, kas te tahate midagi nendest mummudest siin välistada endale, et tahaks normaalset rakku jagumist, ei taha normaalset vererõhku, et või taha normaalseid hambaid. No millest me räägime? Aga testid. Ehk siis need on minu enda testid, mul on palju rohkem neid tehtud, aga siin on veel selline väike läbilõige aastatest. Ja esimene test, nagu siin näha, oli 15,71 2016 aasta veebruar. Ja vaikselt hakkasin Balance Oili võtma ja olin sellise kolla-rohelise testiga ikkagi tükk aega siin. Ja siis kuskil Covidist alates siis sain puhtalt rohelise testi. Ja nüüd on kogu aeg selline enam-vähem 2-1 hoian oma tasakaalu. Mis on veel tore lugu see, et kui saada Sinsino kliendiks ja teha esimene test ja kui test on teil parem kui 3-1, siis Sinsino maksab raha tagasi, et tootel on garantii. Järelikult me ei õigusta seda, et oi, nui 4 sa pead võtma. Ei, vastupidi testi ja kui sa ei vaja meie toodet, jumala eest, pole vaja, saad raha tagasi. Et aus, aga nagu ma ütlesin, et ütlen ausalt alati, et konksu ei ole, aga küll väga tore, kui see oleksid tasakaalus, aga iga 100 inimene tavaliselt on tasakaalus. Ja see tavaliselt on selline keskelt läbi sellise Hiiumaa Saaremaa inimene 75+, et võib olla see. Aga et üks asi on see põletik alla ja rakkuaine vahetuskorda, see on siis õli, et oluline komponent meil on ju ja mitte lihtsalt omega-3, see on Balance Oil ja mitte kalamaksaõli, vaid see on kalaõli. Oluline vahe on neil kõigil terminitel. Aga mis siis, kui rakud töötavad, siis oluline on vitamiinid, mineraalid, fütotoitained ehk siis toitainete kompleks. Järgmine on siis väga oluline ehk siis kogu meie soolestik töötaks, on ju, meil siis soolestik töötaks, meil immuunsüsteem, 70% immuunsus tuleb soolestikult, meie teine aju on soolestik, võiks öelda isegi esimene aju, põhimõtteliselt kui soolestik ei toimi, siis meil tervis on väga halvas korras. Aga siin on prebiotikumid näiteks, on ju.
Probiootikumid tarbivad meil või toituvad prebiootikumid ehk siis käärsoole kõik osad oleks täidetud. Ehk siis kiudainete kompleks on see, täiesti asendamatu. Ja loomulikult, kes on veel tunneb enda väsinud, on ju, kes hästi ei maga või muretseb liiga palju, ajutööks safran. Ideaalne. Meil tooted on täis looduslikud, ma ütlengi sertifitseeritud ja neid ei ole üldse palju neid tooteid, ehk siis katame eluringi ära, ehk siis meil on 4 erinevat testi, siis rasvhapete testi ma näitasin, siis D-vitamiini testi, pikk veresuhkru teste ja siis kõige värskem ja maailmas täiesti ainulaadne on siis soolestiku veretest. Ei pea mustusest võtma proovi, vaid saab verest kätte samad kõik näidud, et see on murranguline. Ja siis järgmine rida on meil kõik siis tasakaalutooted, ehk siis tagavad meil vahet ei ole, mismoodi see veganõli toimib, mis tal sees on, kuidas kapslid toimivad, seal ei ole mitte mingisugust vahet. Oluline on see, et kui inimene seda igapäevaselt tarbib oma kehakaalu järgi, ta saaks tasakaalu 2:1. See on oluline, 3:1. See on kõige olulisem. Kui tal on 3:1, siis tal on tervis korrus ja kui ta hoiab seda pikka aega, siis ta näeb, mis tervise kasu on. Et ei pea üldse keskendumagi näitajate, kes muidugi tahab, meil on tootelehed olemas, palun keskenduge, aga oluline see, et toode toimiks. Et need numbrid, vahet ei ole ausalt öeldes, mis see numbrid on, kuigi et need numbrid on meil eeskujulikud. Siis igasugused immuuntoidu, ehk siis meil on siis toitainete kompleks X10, siis on D-vitamiin, magneesiumiga laste peale on mõeldud närimistabletid, spiruliina on olemas, Synogen, mis puhastab meil kogu keha rakke, selline väga võimas toidulisand. Siis on fükotsüaniin, et ma enamust võtan igapäevaselt. Siis samamoodi järgmisel soolestiku, siis kurkumiin, kõik teavad, milline täiesti fantastiline on kurkumiin piperiiniga ja kui see on veel kontsentraadi kujul ja vedelal kujul palju paremini imendub, siis toidukorra asendaja, kel on kaaluprobleemid või ei jõua süüa, et toidukorra asendaja, kollageen täiesti asendamatu, merekollageen, mitte tavaline kollageen. Ja see ei ole lihtsalt kollageen, kollageen on solvav selle öelda, see paneb soolestiku kollageenid tootma omakorda veel, et tarbid 10 päeva, 20 päeva soolestik toodab veel totaalselt uuesti veel seda kollageen ja loomulikult seerum ja nahaseeria ka. Ja mismoodi meil ka tooteportfell laieneb ja kuidas me jõuame selle samamoodi 100 miljoni kliendini aastaid kogu aeg. Sellepärast me samamoodi omandame uusi ettevõtteid, ostame ära meiega sarnase kvaliteediga tooted, ettevõtteid ja seal me saame uute teadlastega tuttavaks, sünergias toodetakse veel paremaid, niimoodi me saamegi parimaks. Et põhimõtteliselt, et maailma parima praktika koondame Sinsinole kokku. Et see on nagu see motto, et kel ongi juba maailma parimad toitumisteadlased on meie meeskonnas. Et see on see nagu eesmärk. Kõigest sellest saate alati Sinsino kodulehelt lugeda sealt nii ja samamoodi aktsiaid osta ja kõige selle kohta on Sinsino kodulehel piisavalt palju informatsiooni. Aga kui me omame siis pikka visiooni ja teha äri, siis oleks mõistlik ikka teha valdkonnas, mis meil on potentsiaali omab. Et ma arvan, et tervis ja ennetus, see on üldse, ma kujutan ette, üks parimaid valdkondi, kus üldse olla. Ja me muudame kogu seda paradigmat, et me ju arvamispõhine selline toidulisandi võtmine on meil teaduspõhine. Küsige kelle iganes, kui ta tarbib midagi, kas see toimib? Mis ta vastab sulle? Ma arvan, et toimib. Miks ta arvab? Peab teadma, et toimib. Selline arvamine see on eilne päev. Me tänapäeval teame, meil ei ole aega katsetada. Elus on midagi muud ka teha, kui ainult katsetada kuskil. Teeme kindla peale, võtame kindla peale asju ja liigume. Ühesõnaga, kõik inimesed tarvitavad mingisuguseid toidulisandeid ja omega-3 võtavad enamus inimesed, aga kas see päriselt toimib tal? Mina tean, et ei toimi. Et mina ei olnud enne testi tegemist üldse midagi võtnud, aga mul naine ja lapsed olid. Nemad samamoodi olid 8:1 olid nendel see põletik, ehk siis need toidulisandid mingil määral toimivad, aga nad ei vii inimest 3:1 tasakaalu. Üldse rasvhappeid kogu nistib. Kõik rasvhappeid peaks ilusti paika panema omega-9,
küllastunud rasv kõik, aga nad ei tee seda tavaliselt. Vaat see ongi see vahe, et võime katsetada, kuidas tahame, aga võtame vähemalt kindla peale. Ja miks mitte sellises valdkonnas olla, et kus kõik proovivad samamoodi, et me mõõdame kelladega, sõrmustega kõik, et mismoodi meil näitajad on, siis enamus inimesed varsti teavad, kui ta tahab mingit toidulisandit kasutada või oma toitu mingisugust osta kvaliteetset, siis ta teab, et võtab testi. Ja kes on esirinnas maailmas, siin et testipõhine toitumine. Ehk siis on alati selline trendid, see 10 aastat tagasi oli 10 korda raskem seda tööd teha kui praegu, aga ma näen, et järjest enamus inimesed 10 aastat tagasi teadnud D-vitamiini peab võtma. Nüüd kõik teavad. Nüüd eelmine aasta WHO võttis kasutusele, et omega-3 peaks kõik inimesed võtma. Kas kõik teevad seda? Ei tea veel, aga võt samamoodi 5-10 aasta pärast samamoodi kõik teavad omega-3 võtma. Nüüd on ainult, kui kõik võtavad, siis sa võiks kvaliteetselt võtta või sellist, mis toimib ka. Mida sa raiskad raha, kui ei toimi? Vaat see on oluline. Aga et see kõik, see hea panna nüüd kõik see ärisse. Vaat siin ongi, et kas sa sooviksid olla klient, siis jumala eest, võtta partneriga ühendus, kes siin siia kutsus ja ta aitab sul edasi liikuda. Aga kui sa tahad enamat, esiteks, kui sa oled partner, sa võid sama targalt ka klient ka olla. Ehk siis mina otsustasin kohe, mina ei olnud klient, mina mõtlesin, et hakkan partneriks. Et miks mitte? Et lisaraha on alati vaja, ja kui hakkab meeldima valdkond, miks mitte toimetada? Ja siin ma nüüd olen 10 aastat nagu linnud invul läinud. Aga oluline see, et me oleme kõik ettevõtjad, meil ei ole ülemusi alluvaid. Ja järelikult me peame toimima nagu ettevõtjad, ehk siis me peame mõtestama lahti, mida me elult tahame, kuidas ja mismoodi. Et kes tahab, ongi, et sul on kõik elus olemas, et mis sa siis tahad enamat? Et sa tahaksid õnnelik, sa tahad tagasi anda, sa tahad maailma parandada, sa tahad haiget lapsi aidata. See on nagu tohutu valdkond, või teine võimalus, et sa tahad hoopis omale uut maja osta, uut korterit või sa tahad aega omale, endale, perele, lastele aega, sa tahad reisida. Et kõik on olemas, oleneb, et sa mõtest ainult lahti, mida ja kuidas sa tahad. Et ma pole näinud, et kuskil töö juures sa lähed töövestlusele ja küsitakse, aga mis on sulle oluline, mis sa tahad soovitada? Ikka alati öeldakse, mis on ettevõttel, siin on tagurpidi, siin on inimese keskne on see, et täpselt, me teeme täpselt iseendale kõike. Et mis on kõige olulisem, kelleks me soovime saada. Aga kuidas seda kõike saab saavutada? Ehk siis, mis meil on? Meil põhimõtteliselt on frantsiisipõhine äri. Frantsiis ta päris ei ole, aga ta on hästi sarnane. Ehk siis meil on tootja Sinsino AB ja omakorda Found Pharma, tütarettevõte 100% meie oma. Ja veebipoes siis müüme tooteid. Ja see on selline, meil ongi veebiplatvorm ja platvormpõhine ärimudel. Ja me viime siis kokku tootja lõpptarbijaga ja vahelt lõikame ära kõik vahendajad. Vaat see ongi see otsemüügi võlu ja võti. Ja see vaheraha jagatakse meile kui partneritele. Et see ongi aus. Kõik ärimudelid on igasugused võimalused, aga meil ärimudel töötab ongi, et me viime kokku tootja lõpptarbijaga. Vahepealt kõik need kassapidajad, kõik igasugused hulgimüügifirmad, mis iganes seal vahepeal ehitatakse, nagu tavaliselt. Üks hind 50% kuni 1000% võib muutuda nende vahendajatega. Et otsemüük on üks ausamaid ärimudeleid üldse maailmas minu meelest. Aga mis me siis kõik omale saame selleks, kui me hakkame äri ehitama? Kes on oma äri alustanud, siis see väga hästi nüüd teab, kui raske see võib olla. Aga siin me saame ühe nipsu kõik omale kätte. Et Göteborgi peakontor, üle maailma on veel tegelikult kontorid ja kolleegid. Igal pool on tugev abi olemas. Kui sul on Indias klient, sa ei pea taga hindu keeles rääkima, kui sa ei oska. Delhis asuv kõnekeskus võib temaga rääkida, näiteks, mis iganes. Töö on tehtud väga lihtsalt. Me klõpsutame ainult veebipoes ja igal pool üle maailma on kliendid olemas.
ja kui sinul ei ole kliente, kui sina ei tunne kedagi Taiwanist või Ameerikast, siis usu mind, sinu sõber tunneb ja teab. Ehk siis haarame täiendava kliendisegmenti, see on teine asi, mis on otsemüügi mõte ja miks me teeme koostööd äripartneritega. Nüüd, mis moodustab meil, eelmine pilt oli lihtsalt eelmised 2020 kuni 2024, nüüd on mul uus slaid, kuni 2025 ja vaadake, mis on nüüd käive. Et kas on natukene iva sees ettevõtmisel. Ja igaüks võib saada sellest pirukast osa, kes soovib. Andke ainult minna, et see ongi, et ja mis iganes osa me soovime siit Sinsinos saada, meie ja sinu enda teha on see. Sinu enda äri, sinu enda kasv ja sellest kõigeks me oleme siin, et veel õpetada ja koolitada inimesi. Et ise oleme alati eeskujuks ja kõik teised järgi. Aga kuidas saada partneriks? Partneriks loomulikult võib saada erinevat meetodit pidi, aga näiteks üks kõige parem meetod on see, et me ostame sellise valmis partnerkiti, mille jaoks välja on töötatud sellised 3 partnerkitti, mis on näiteks esimene selline väiksem kitt, kus on 1 test ja paar õli, saab vähemalt ära testida ja saab teada, mis maitset õli on, kuidas ise endal tunned on ja nii sa tead soovitada ka teistele inimestele. Siis on laiemalt, kus on juba 3 testi sees ja laiem tootevalik ja siis on selline 10 testiga variant ja kus on peaaegu enamus tootevalik sees. Et 99% partnerid valivad Ultimate partnerkiti. Miks? Sellepärast, et töövahendid 10 testi, see on, ma teeks endale testid, samamoodi perele testid ja siis jäävad töövahendid vähemalt sõpra-tuttavatele ja alati, kus iganes ma käin, alati on test kaasas, kui on vaja inimest testida. Et töövahendid peavad meil olema. Mina ei soovi partnerite koostööd teha, kellel ei ole tootekogemust ja kes lihtsalt hakkavad müüma ja omamata kogemust. Ise peame teadma, kuidas asjad töötavad, mismoodi asjad töötavad ja seda dubleerima. Muidu see on selline võltsäri ja see ei lähe mitte kuskile. Kes iganes minu käest küsib, kuidas meil tooted toimivad, ma olen kõike proovinud, kõike kasutanud, igapäevaselt kogu perega. Enda lapsed, enda vanemad, õed, lähedased on kõige olulisemad, kellest me hoolime. Et sa tead, et sul parimat ei ole mitte kuskil. Miks sa siis ise ei tarbiks ja lähema ei tarbiks? Kusjuures kõige parem on see, et meie teadlased, kes on samamoodi ise lapsevanemad ja samamoodi on osa teadlased ju rasedad olnud ja nad toodavad ju ka täpselt neid asju enda jaoks. Ei ole kuidagi, et teeme kuidagi mingi odava asja kokku, mingi vitamiinid suvaliselt paneme kokku ja las nad seal kuidagi tarbivad. Ei, nad vaatavad, kuidas on endale, enda lähedaste kõige parem. Vot see on teadlaste. Me oleme hoopis teistmoodi toimetame turul kui väga paljud teised. Et vot see aus ja see eetilisus on see pikk visioon, mis alati töötab. Aga et selle Ultimate kitiga on see lugu, et sellel on kaasas lihtsalt rahatagastuskampaania veel. Mõelge, et ostate omale töövahendid, esiteks saate ise tarbida, katsetada, proovida ja kui me teeme koos aasta jooksul 25 püsitellimuse klienti ja lõpetame aasta 25 kliendiga, siis me saame kogu selle raha tagasi ja vahepeal oleme veel teeninud ka ja jätkusuutlikult ja passiivtulu sealt teeninud veel, et see on veel kõige lõbusam pool asjast. Aga me teeme koostööd näiteks Holmbankiga ja ei pea alati alustama äri oma rahaga, vaid võime võõra rahaga alustada ja kohe näiteks teenitud rahast tagasi maksta. Miks mitte? Et ma arvan, et te olete aru saanud, kuidas suured ärid või mis iganes ärid toimivad. Tavaliselt arustatakse võõra rahaga ja keerutatakse nii-öelda võõrast raha. Et see on moto. Ei pea alustama sa ühe partnerkitiga, vaid mitu kitiga olla, et oleneb, kuidas soovid, aga alati seda saab personaalselt arutada, läbi rääkida, kui sa oled alustamas. Aga mis meil veel on? Meil on selline asi nagu autoorder. Igakuine tasuta toode võib maksta. Kui ei soovi maksta, mina pole sellest mitte kunagi 10 aasta jooksul mitte 1 senti maksnud. Ehk siis vabalt valitud balanceerija toode või mis iganes õli ja sellega kaasneb iga 4 kuu saad testi ja siis samamoodi elektroonilised töövahendid ja näiteks Cocore äpi, koolitusäpi. Ja see on meil kõik igakuiselt peal näiteks.
ja me võime maksta, aga kuidas me selle tasuta saame, kui meil on näiteks 4 klienti ja nende kliendi käive on piisav, näiteks seal on krediitid mängus, 20 krediiti algus ja saabki selle sama toote tasuta. Et need, kes maksavad selle toote eest, siis peavad ise endale otsa vaatama, miks nad sellest maksavad. Mina ei tea, mille pärast peaks maksma. Et siin me ei maksa oma toodete eest, siin me teenime raha ja saame tooted tasuta. Aga kuidas see teenimine käib või üldse klientidel? Klientide programm on äge. Kliendid saavad ka tasuta tooteid. Ehk siis, kui teie kliendina tarbite midagi ja ei soovi maksta, siis on väga lihtne. Ütlete oma partnerile, et ma ei soovi maksta õli eest, et sooviks tasuta saada. No, tavapäraselt öeldakse, et kas sa oled lolliks läinud. Siin äris öeldakse väga hea, et teeme koos, teeme 4-kordne kliendi soovitus. Kui on näiteks 4-kordne toote soovitus on ja 4 sinu sõpra maksavad sarnaselt õlipudeli või mingi muu toote, siis saad sina tasuta. Ehk siis, kui tavaliselt igal pool antakse püsiklientidele antakse selline 20% allahindlust, siis meie ei anna mitte kõikidele klientidele 20% allahindlust, vaid me anname ühel tasuta, teised maksavad samamoodi selle soodsa püsikliendi hinda. Et kui sa näed, et toode toimib, siis tee suu lahti ja natuke lobise ja saadki tasuta ja mitte ühekordselt tasuta, kas või elu lõpuni tasuta. See on see eesmärk. Et minul on ausalt öeldes neid tooteid lõbusalt tarbinud tasuta terve eluaeg niimoodi, et see ongi see asja lõbu ja võti. Aga mis on veel lõbusam, on see, meie kui partnerid saame sellest müügiprotsenti. Ja te teete ühe müügi ära, räägite näiteks, kui kasulik õli on, inimesele meeldib või vitamiinid, kõik tarbivad niikuinii D-vitamiini, ta ostab veebipoest, see on püsitellimusega ja teie kogu aeg saate raha. Ja kogu aeg, kui mina lobisen, siis samamoodi tegelikult ju loogiline keegi kuskil maailmas võtab lonksu õli, võtab ampsu vitamiini, võtab D-vitamiini, mis iganes, ja nii see tegelikult äri lähebki, täiesti tavapärane. Ehk siis meil partnerina teenime raha ja kui meil on ilusti kliendid, siis me saame neid tooteid samamoodi tasuta ja oleme tasustatud. Ja kuidas siis see tasustamine käib? Niimoodi, et meil on siis isiklikud kliendid, nende pealt saame teenida ja meil on siis, kui me ehitame tiimi, aitame, õpetame teisi, tuleme mugavustsoonist välja ja arendame ennast ja liigume suuremalt edasi, siis me saame kogu tiimi pealt või protsenti teenida. Ja see on siis nii-öelda tiimi protsent. Ehk siis nagu ma ütlesin, et kui sul ei ole Indoneesias tuttavaid, Austraalias tuttavaid, usu mind, sul sõbral või sõbral on. Ehk siis saa tuttavaks, kasvata, koolita välja ta, ehk siis täiesti tavapärane nii-öelda ärifrantsiisi jagamine ja õpetamine. Aga kui täpsemalt rääkida, siis kuidas see boonusplaan meil välja näeb puhtalt ainult isiklike klientide pealt. Ehk siis, kui sul on kuni 24 klienti, siis sa saad 10% kliendi esimesest nii-öelda kitimaksest. Siis, kui ta teed esimese 30 päevaga selle 4 klienti ära, siis sa saad näiteks 100 euri kiire alguse boonust. Siis sellega kaasneb kindlasti, kuna sul on kliendid, sa kindlasti siin for free, see tähendab seda, et sa saad ka oma selle sama autoorderi tasuta. Aga kui sul on näiteks 10 klienti juba, siis sa saad näiteks 50 euri eest temal tasuta tooteid. Siis kui sa tõstad oma kliendi arvu näiteks 25 kuni 49, kohe see esimene protsent muutub 20 peal, siis hakkab tiksuma nii-öelda, mida võiks öelda, et passiivseks tuluks, et sa ju ei müü igakuiselt omal klientidele, vaid kui sa tahad loomulikult, aga see sama klient, kes sul tarbib, tema ju tarbib jätku pidevalt. Et kui ta saab aru ju sellest õli väärtusest, vitamiinide väärtusest, D-vitamiini olulisest, prebiotikumidest, kurkumiinist, millest iganes. Kui saab aru ja igapäevasse tarbimisse võtab selle, siis ju sinul kogu aeg ju kliendi käive kasvab. Infoks veel nii palju, et klient meie süsteemis on mitte inimene, vaid üks toode. Ehk siis tavapäraselt üks inimene tarbib ju 3-4 toodet ikka, järelikult 10 inimest, üpris tihti võib võrduda 40 klienti. Kas perspektiiv muutus? Jah.
Ehk siis igakuiselt, kui sul on vähemalt 25 klienti, siis 100 euri hakkad boonus saama ainult selle eest, et sul see 25 on. Siis 100 eurist tasuta tooteid, siis siin on kirjas lojaalsusprogrammi tagasimakse. Ehk see tähendab seesama see UPK ehk siis Ultimate Partner Kinti tagasimakse tuleb näiteks sealt see aasta pärast. Ja niimoodi see protsent tõuseb. Näiteks kui sa teed 50 klienti, siis on 500 eurot boonustad veel juurde. Mis on nagu tore näiteks 100 kliendi puhul, et selline 10 000 eurone boonus tuleb, mis makstakse 25 maksena, 25 igakuise maksena välja 400 euro kaupa. Ja aga lisaks 400 eurot igakuiselt saab selle eest. Kellel näiteks on 100 isiklikku klienti, pakun välja, et näiteks 30 inimest, kellel on 3 toodet või mõnel natuke rohkem, mõnel vähem ja tegelikult nii see läheb. Ja teil põhimõtteliselt sissetulek on ilma ainult üksikisiku müügist oma sõpradele, tuttavatele, mõnele naabrile või sotsiaalmeedias natukene, siis see teeb sul kuskil 1200. Siis top 200, tema teenistus on kuskil selline 2500, 2200 või midagi taolist. Selle eest näiteks 1000 euri igakuine boonus on. Et kui sul on 200 klienti, ma arvan, et ma soovitaks kõigil võimalikult kiiresti selle peale liikuda. Mina olen olnud, tean, kuidas teha seda, küsige nõu, räägin täpselt, kuidas seda teha. Et tuleb lihtsalt suu lahti teha ja kirglikult oma tööd teha. Aga kuidas me siis hoopis tiimiga teenime? Mõelge nüüd seda tegelikult, kui ma ütlesin, et mul on 200 klienti on ju olnud, et kui näiteks teil on tiimis 4 minusugust, järelikult teil on oma 800 klienti tiimis. Kas see on natukene parem, kui te ise kogu aeg rapsite ja jooksete oma klientidega või tegelikult siis õpeta minusugune välja, et oleks natukene lõbusam ja kuskil teises maailma otsas ja võib-olla mitte ainult üksikpartner, võib olla täitsa ju arstide kogukond, nagu meil Saksamaal on väga palju arste, Eestis on ka juba vähe veel, et kindlasti tuleb neid juurde või sellise ilukliinikud kõik, et OME3 on ju parima naha saab. Peale kõige muu siseorganite. Ühesõnaga, kui algus on meie panus suurem, läheb aega rohkem, siis tiimi panus hakkab vaikselt kasvama ja loogiline, et mida rohkem kliente, mida rohkem inimesi, seda paremini läheb. Ehk siis kõige lihtsam ärimudel, mis on. Kui sul on palju kliente, siis on ju hea teenistus ettevõttel sul. Ega seal muud midagi. Aga kui me hakkame vaikselt edasi siis liikuma, kuidas me siis teenime sellise fast stardiga, kiirete boonustega alguses. See on vabatahtlik, see ei ole kohustus. Ehk siis oleme partner ja teeme omale alguses 4 klienti kuu jooksul. Esimene 3 päevaga saame 100 euri preemiat. Et abiks ikka, aga vähemalt saab praktika. Nüüd näiteks järgmine 60 päeva. Registreerime oma 2 partnerit. Kas soovid või soovi, eks sa ise vaata, saame näiteks 400 euri. Nüüd aitame need partnerid samamoodi tööle ja aitame neil omakorda 2 ja 2 partnerit võtta. Võime need ise ka panna toetamaks meeskonda ja saame 1200 eurot. Edasi, mis me teeme? Lisame +6 klienti, ehk siis 10 klienti oleks kokku. Ehk siis kogu loogika on tegelikult meil 120 päevaga näiteks. Mõistlik on muidugi kiiremini see teha. Oluliselt kiiremini võib see teha. Et kõige lihtsam. Meil on 10 klienti, 2 partnerit. 10 klienti, 2 partnerit. Partneritele partnerid. Ongi. Ja kogu aeg. Ja niimoodi me näiteks see, kui me sellise skeemi järgi läheme, siis näiteks on selline umbkaudu 2500 eurot on tulu. Ja eks siit näebki, et kuidas selle 1 või 2 Ultimate Partner Kinti raha saab tagasi. Et siin on näited, kus inimesed teevad 6 ja 2 selle ära, on see kuskil potentsiaalne tulu on kuni 3500. Et kuidas kellegile. Aga mis me siis edasi teeme? Ehk siis ongi, dubleerime täpselt sama, mis on meiega tehtud. Ehk siis, kui me aitame näiteks 4 inimesel teenida 200 eurot, siis sa ise teenid 800 eurot. Aita teisi, aitad ennast. Aitame, kuidas inimesed saavad teenida, aitame neil samamoodi kliente teha. Väga lihtne, et tervis paraneb klientidel
ju partnerid teenivad. Kui me aitame seda suuremalt ja massiivsemalt teha, siis teenime ise. Näiteks kui sa aitad 4 inimesel teenida 800 eurot, ise teenid kuskil 4000. Kui sul on veel endal lisaks on 100 või 200 klienti, siis see on 5-6 tuhat siin hoopis. Et ongi, et see arvestus on siin tehtud see, et kuskil 25 klienti on endal sul. Aga kuidas soovid? Ja kui sa aitad näiteks 4 inimesel omal 4000 teenida, siis 12 000 võib teenida. Et kuidas soovi ja tunnet on? Ehk siis ongi 2 partnerit, 10 klienti, 2 partnerit, 10 klienti kogu aeg. Et siin, kuna siin ei ole mitte mingisugust nii-öelda teenimise redelit või sellist plokki ees, et sa ei saa teenida. Ja oluline on see ka, et paljud on väga skeptilised, et kuidas saab teenida nii palju või kuidas, aga otse loomulikult me saame teenida oluliselt rohkem, kui meie kutsuja on. Praegu pildi peal siin näiteks Örjen Sääle on, tema on ettevõtte asutaja, me võime temast ka rohkem teenida. See üles kogu see süsteem on väga ausalt üles ehitatud. Kas sa saad praegu tööl oma ülemustest rohkem teenida? Keskeltläbi ei saa. Sul on väga ärimudel siis, kui sa saad seal teenida. Aga siin on see täiesti tavapärane igapäevane. Ja see ongi asja mõte. Ehk siis alati on kõik ajastus sõltub, aga kujuta ette, et kui sa oleksid investeerinud interneti ettevõttesse nii-öelda varajasel 90, investeerinud Google'isse, Apple'isse või Facebooki aktsiatesse üldse alguses, et mis oleks juhtunud? Praegu hetkel täpselt sama lugu. Me oleme ka päris alguses siin omadega alles. Et meil on teekond väga pikk ja äge, et maailma juhtivam terviseettevõte ja testipõhine terviseettevõte, et alati soovitan väga-väga. Ja kuidas soovida, et kas meil peab elu raske olema või me teeme selle ise nagu raskeks, et me võiks ju midagi muuta või kas sa tahad jätkata sama, kas sa tahad hoopis saada hoopis kliendiks ja tarbida igakuiselt meie tooted ja järelikult sellest oluliselt tervise kasu võita või hakkad meil hoopis partneriks ja teeme koos äri, et elu nii ongi lill. Ja kui sa soovid näiteks kas kliendiks või partneriks hakata, siis võta selle inimesega ühendust, kus sa vaatad kas seda salvestust, kes sulle salvestust jagas või kui keegi praegu sind liinile kutsus. Aga kõige ennem siis tule ühine meiega hoopis 7. ja 8. veebruar Pärnusse. Meil tuleb suurepärane tervisemotivatsiooni konverents ja juhtimiskonverents. 2 päeva puhtalt naudingute kvaliteeti ja lõbu. Ja seal sa kindlasti näed mind, võid nööbis sikutada, küsida, et Kanel, kas päriselt 10 aastat oled terve olnud, kas päriselt nagu pole nohuga olnud, kas Covidit ka ei olnud? Ja Covid oli, aga see ei teinud mitte midagi. Palavikuga kõik oli tipp-top. Et sa võid kõike küsida ja kõigi meie liidrite käest ja see on tõesti inspireeriv päevad. Ja mis veel tagatipuks 7. õhtul veel on meil suur disko ka, et DJ Heiko Amerikaniga ja stiilipeoks pane riidesse ja stiil on sõbrapäev. Ja sooduspileteid saad sa jällegi partnerite käest, kes sind siia kutsus. Neid sooduspileteid ma olen siin-seal kuulnud, neid veel on järgi, aga muidu pilet veel koha pealt Zeventist 79 € 2 päeva eest. Pane tähele, siin slaidil on ka see toa saab broneerida allahindlusega nii kaua, kui need tube veel on seal. Ja siis see kood on ZZ26. Ehk siis mulle meeldib teha seda, mis ma teen. Ma soovin teha, mis ajal ma soovin, kus ma soovin, kellega soovin ja kõige parem on see, et ma soovin koostööd teha, ongi maailmas tippäriühingutega, kes annab lisaväärtus mulle lähedastele ja selleks on minul koduäri siin. Et kujundame koos tulevikku ja võtke siis meie iganädalastest, igakuistest ja kvartaalsetest üritustest osa. Et küsige lisainfot, kes siin siia kutsus on ja näeme kindlasti järgmine nädal ja kõigil teistel üritustel.